No tere kena hilist suveõhtut. Täna hakkame süüa tegema. Eile postitasin Facebooki pildid, kus ma tegin sibulasalatit. Ja ilusad pildid tulid ja rahvale meeldis, hakati kohe küsima retsepti, kas saab osta. Ja mul ei olegi teile näidata, sest need on juba müüdud. Ja tegin mina need, ajalugu on märksa pikem, aga üks mu toodete edasimüüja ütles, et tee sibulasalatit. Ja siis ma hakkasin leiutama. Vaatad retsepte. Seal samas üks kommenteeris ka, pani Maalehe retsepti, mis, ma olen seda proovinud, ei ole see. Mul on siin, näete, see on mingi paar kuud vana, kus ma katsetasin. See on siin lahtiselt olnud kuu aega. Ja see on siis eilne ports, mis mul ei mahtunud purkidesse, tõstsin siia. Ma ütleks, värvi poolest on see veel kõige ilusam. Aga siin on ka punane ja valge sibul. Siin on ainult punane, kuigi võib-olla ei usukski. Ja siin on ka ainult punane. Aga maitseme, mis ta siis tuli. Õigemini ma tean, mis ta tuli. Aga teen väikse võrdlusmomendi. Mind hakkas huvitama, kuidas see on. Nii. Siin on mul isegi piprat sees. Aga muidu praegu ma ei pane. Vaatame. Minu arvates retsept on niigi hea. Ma panen siia võrdlusmomendi. See on nüüd 2 kuud vana. See on 1 kuu vana. Ainult punane sibul. Tõsi, selles viimases retseptis ma vähendasin äädika kogust. Kogu aeg olen teinud, järjest tunnen äädikat palju, suhkrut vähe. Panen aga juurde ja nüüd ma arvan, ka see, mis ma teile täna näitan, et ma olen saanud enam-vähem retsepti paika. Näete, ongi 3 erinevat. Ja see veiniäädikas värvib valge sibula ka roosaks ja üldiselt kõik need retseptid igal pool on marineeritud punane sibul. Mina otsustasin, et ma segan 2 sibulat, sest nimi on sibulasalat. Ja ilu mõttes otsustasin panna punast sibulat rohkem. Siin on kilo valget sibulat, 1,5 kilo punast. Samas, nagu nägite, siin ei tee vahet, kus on punane, kus on valge. Ma peaks korra proovima ainult valge sibulaga teha. Aga hakkame tegema. Toon massina siia lauale ja anname tuld. Purgid panin ahju juba steriliseerima. Ma ei tea, kas paistab. Võtan eest ära. Et purgid steriliseerin. Ma ei teagi, mis temperatuuril neid tuleks teha, 110 või ma panin 150 ja pool tundi. Et on ikka kindel. Ja pärast keedame veel kaanet ka läbi. Ja et salat oleks salat, teen väikse eeltöö, selles mõttes eeltöö, et panen sibulad vaheldumisi. Punane, valge, vahepeal 2 punast, sest punast on rohkem. Hakkame pihta. Tehtud, paar minutit hirmu ja kõige tüütum töö selle salati tegemise juures ongi sibula puhastamine. Eriti kui see õhuke koor on seal nii kõvasti kinni, siis
nüsid seal ja kui keegi teab head nippi, kuidas saab selle sibulakoore lihtsalt lahti, siis kirjutage kommentaaridesse. Äkki on mingi hea nõks. Aga nüüd võtan selle, mahtus kõik siia ära, ma juba võtsin igasugu kausid ligi, et kui ei mahu, korjan selle siit ära ja hakkame tegema marinaadi. Marinaadi kogused ma panen sinna alla kirja. Ma panen kirja retsepti 1 kilo kohta. Teie ei pea nii tegema, aga võite teha. Kui teil on millestki kahju, siis tehke nii, nagu seal kirjas. Aga minul kahju ei ole, ma arvan, et see on parem. Mina korrutan selle koostisosade, mitte sibula. Kilo sibulat jääb, aga kõik muu ma korrutan 1,2. Ehk siis marinaadi tuleb rohkem. Miks? Kui ma tegin esimest korda tegin nii, YouTube on täis retsepte. Riivi sibul, pane purki, vala marinaad peale kinni, valmis, küll on hea. Tegin. Kõige esimene kord. Siis kui mult telliti, et hakka tegema, vaatasin, kuidas konkureerivad purgid on kirjas 330 grammi purgis, pooleliitrises. Oi, ma toppisin, pudrunuiaga vajutasin, no ei saa seda kogust sinna sisse, sain 300. Valasin marinaadi peale, pärast maitsesin, no nii sibulane. Ja just nimelt, et see, pärast ma seletan, miks see kõik nii oli. Aga just nimelt, et see marinaad ei oleks nii sibulane. Kõlab kummaliselt, eks ju. Marineeritud sibul ja marinaad ei oleks sibulane. Aga just, et ta oleks siuke mõnus magus hapu, et see sibula maitse ei lööks väga sealt välja. Seepärast tahan mina, et see marinaad ei oleks sibulane, kui te saite mu mõttest aru. Aga näete, kui palju läheb vett ja äädikat, vett läheb rohkem, äädikat siin on liiter ja siin on natukene peale, vett on 1600, et liiter 600 grammi, et need retseptid, mis seal on maalehed ja seal on kõik nagu vähem, kõike seda äädikat ja kõike, proovige. Nii, vesi. Kohe segame kõik sisse. Punase veini äädikas. Võite teha õunaveini äädikaga, tavalise äädikaga. Mina näitan, kuidas mina teen. Nii, ja törts juurde. Sool. Peenmeresool. Ja suhkur. Selle retsepti peale, selle koguse peale läks mul 1 kilo ja 20 grammi. Ma ei hakanud välja kaaluma, siin on kilone pakk, ma usun, ja siin on 20 grammi. Ja kõik see läheb siia sisse. Näete, on kohe suhkrupuhi, aga seda on vaja. Ja see törts ka. Mesi läheb sisse siis, kui on juba keema läinud enne sibulate panekut. Siis võtame üldse tule alt ära, aga siis läheb mesi. Ise ma mõtlesin ka, et huvitav, miks. Võib-olla kuumutades kaovad mingid olulised asjad välja, aga ühe korra ma kühveldasin kõik sisse. Meie ka alguses mõtlesin, oi, mis nüüd saab. Sai see asi, et kui mul pott oli tulel, siis ta kogu aeg vahutas. Nii et võib-olla selle pärast tuleb see mesi panna pärast, et ta ei vahutaks. Nii, ma teen eelsegamise ära. Viin poti tulele ja jätkame siis, kui juba on keema tõusnud. Marinaad on keema tõusnud. Lisan mee.
see lahustub siin ära. Kaaned ka keevad, nagu näete. Gaasi keedan mingi 10 minutit, siis on nad steriliseerunud nii, et ohohoo. Nii, mesi on lahustunud. Ja nüüd loodame, et see sibul kõik siia ära mahub. Ma veel kinni ei keera. Sibul jahutab ta ju maha. Aga ma tahaks, et see marinaad oleks siin sibulatel võimalikult kuum. Kui ei mahu, siis ei ole ju midagi hullu, sest marinaad on marinaad. Pane või üks sibul sisse, ta saab oma maitse. Aga no peaks mahtuma. Sibul vajub ju kokku. Jah, jääb veel ruumi ülegi. Surume sibula marinaadi sisse. Natukene hakkab protsess toimuma, siin toimima. Sibul vajub kokku, annab mahla välja. Natukene ma hoian veel tuld all. Ja siis lülitan välja. See on selle säilimise huvides. Meil saab olema topeltkuumutamine. Esimene on siin praegu. Natukene lasen veel temperatuuril tõusta. 1 minuti keerutan siin neid ringi. Näete, kui palju on sibulat. Ma tegin ju marinaadi rohkem. Mis ma rääkisin? Et see marinaad ei oleks liiga sibulane. Teda jääb siin päris palju järgi. See on päris üllatav, kui palju jääb järgi. Nüüd aitab. Tuli alt ära. Gaas peale ja seisab 15 minutit. Vahepeal korra keerutan. Veerand tundi on möödunud. Sibul on siin ilusasti pehmenenud, kokku vajunud. Ja hakkame purki laduma üle kaalu. Nii, purk nulli. Siin tuleb mulle meelde seesama lugu, mis ma teile rääkisin, et kui ma esimene kord tegin 1 kilo ja mõtlesin, et 3 purki, 330 grammi igasse purki. Ja ma rääkisin, kuidas ma siis algul toorest tampisin, 300 ei läinud kuidagi. Ja pärast, kui olin siin marinaadis sibulat kuumutanud, panen 1 purgi 330, panen teise purgi 330 ja kolmandasse läks mingi 230, 240. See, kus üle 100 grammi sibulat saanud on. Aga sibul annab oma mahla välja ja läheb kergemaks. Vot, mis huvitav nüanss. Nii, näete, 313 juba. Ma panen 361. Nii palju siis 330. Siia mahub vaat et rohkemgi. Aga kuna mul on müügiartikkel 350 grammi sibulat siin purgis, siis panen 350. 1 purk. Oma töö lihtsustamiseks olen kasutanud ka sellist vahvat restkulpi või kuidas seda nimetada. Praegu on päris kena.
aga nagu nägite, järgmisel päeval on kõik ühtlaselt roosad. Ja see sibulasalat on väga hea hamburgeri vahele lisandiks, šašlõki kõrvale, ma ei tea, kuhu veel, aga need on nagu põhilised asjad. No kas tuleb veel üks purk? Peab tulema, sest ma tegin eile 5 kilost ja sain 14 purki. Täna siis 2,5 võiks saada 7. Isegi palju. Ja nüüd ajan selle marinaadi uuesti keema ja siis valan kuuma marinaadi peale. See tagab pikaajalise või pikemaajalise säilimise. Aga ma siin paar kribalat panin sõrmega suhu, mis siit maha kukkusid kaalu peale. Juba oli hea. Ma loodan, et krõmpsu kuulete. Mõnus, magus. Ei ole sibulane, täpselt paras. Marinaadi on näete pool potti. Seda kõike siin loomulikult ära ei kulu. Aga see on see hind. Rohkem marinaadi, et ta saaks hea. Ma ei tea, kus seda marinaadi kasutada võiks. Selline sibulane, äädika marinaad. Ei tea. Minul läheb ta vetsupotist alla. Valan purgid täis. Lasen natukene seista. Tavaliselt, eks ta poeb siis kusagile sinna vahele, kuhu tal pugeda on. Ja siis panen natukene juurde enne kaanetamist. Ühe asja unustasin. Sinepiseemned. Ma oleks sinepiseemned põhja pannud. Mis nüüd saab? Kohe nuputame. Paneme sinepiseemned nüüd. Kes teeb, seal juhtub. Ma panen, muidu soovitan panna purgi põhja. No see on niisugune väiksem lusikas. Ehk siis pool tavalist teelusikat. Annab maitset ja aitab ka konserveerimisele kaasa. Aga äkki saab õige hea, kui nad siin vahel hõljuvad. Näete, lähevad sinna vahele ja vaikselt elavad oma elu. Noh, kes ütles, et nad peavad põhjas olema? Pealt võtad, siis järjest vajuvad alla. Äkki on õige kaval nõks. Kes tahab, paneb pipart, loorberit. Ma arvan, et on niigi hea. Kuumad steriliseeritud kaanet peale. Ja nagu näete, mul on sellised autoklaavimiseks mõeldud kaanet sellise rõngaga.
see tõmbab jahtudes plõksti sisse. Eks teised kaaned teevad ka plõksu, aga see teeb paremini. Tehtud. Natukene mängimist ikkagi on. Ootan siis teilt õpetusi, kuidas koorida kerge vaevaga või kergema vaevaga sibulat. Ja kui soovite, ise ei viitsi teha, kirjutage mulle, ma saadan. Ja kui teile mu tänane video meeldis, siis olen tänulik like'i eest, kirjutage kommentaare ja varsti näeme jälle.